Ja ma polnud üldse nii suurgi siis. Nagu... Enda arvates. Tema arvates oli. Ei no tema arvates jah, või no Taikaga võrreldes me olime vähe. Nii, räägi see lugu ära. Tere, mina olen Marilen. Ma Mell. Ja meie oleme Marimell. See video on veits skämm. Jah, nii ja naa. Me tegelikult oleme väga lihtne. See on ette salvestatud kordussaade. Me oleme mõlema reisil samal ajal. Mina olen podruumis, võite siis Instagramist jälgida, mis mina teen. Ja mina olen Roomas. Sa roomad Roomas. Ja. Kas sa postitad ka Marimelli alla midagi? Kindlasti mitte. Kuhu sa postitad? Mitte kuskile. Ta naudib elu. Kui ma postitan, siis ma postitan enda Instagrami ja enda Facebooki. Mis on kinnised. Ja, täpselt. Ja kui te tahate sellega liituda, siis te võite otsida üles Instagramist Meelis Tomson ja panna request follow, et siis ma saaks panna teile delete. Reaalselt ma ma panen delete. Aga räägime reisimisest ja mina tegelikult alustaks kohe ühe sellise võib-olla natuke vürtsikama reisi asjaga. Nii. Mul lihtsalt tuli see meelde. Miks me vahepeal reisisime väga palju? Pigem võib-olla siis nagu mitte nüüd, jah, eelmine aasta. Eelmine, üle-eelmine. Jah. Ja ma mäletan seda teemat küll, see tuli meil mingi aeg jutuks, et miks me nagu kogu aeg reisisime, siis tegelikult me nagu tahtsime põgeneda selle eest, et mitte tegeleda sellega, millega oleks olnud vaja tegeleda. Jah, ongi lühikokkuvõte. No tegelikult on selles suhtes, et ma kogu aeg nagu mõtlesin, et midagi on puudu, meil on vaja midagi rohkemat, midagi enamat. Meil oli nagu see ridakas olemas, ma mõtlesin, okei, kuhu siit nagu edasi, oma maja, me isegi käisime ju maju vahepeal, ma mõtlesin, jumal tänatud, et me ei ostudki maja. Ja siis kogu aeg oli nagu see tunne, et on vaja midagi veel. Ja siis mingi kord nagu Meelis ütles, et me lähme jälle reisile ja mul ei ole nagu mitte mingit seda excitementi vaata, nagu et mingi lähen kuskile. Ja siis me saimegi aru, et tegelikult me lihtsalt, okei, võib-olla see oli ka selle ridaka teema, et tegelikult me nagu hiljem saime aru, et see nagu ridakas iseenesest ei olnud energeetiliselt meile väga sobiv. Et nagu me ei tahtnud, keegi ei tahtnud seal olla, ei lapsed ei tahtnud seal olla, aga meie, et me alati leidsime võimalusi sealt ära minekuks. Ja siis teine asi oligi see, et nagu sa just võib-olla alateadlikult üritasid seda suhet päästa, nagu et lähme järgmisele reisile, äkki seal midagi muutub, äkki me seal kuradi taas leiame teile, sest no kuule, sa ei leia mingi nipsust ennast, kui sa ise endaga ei tegele, vaata. Jah, ma enda poole pealt võin siis öelda seda, et ma ausalt tõesti, ma olin vahepeal väsinud nagu sellest reisimisest või nagu jälle lennujaam, ma tean, see kõlab osade jaoks nagu veidra, mingi, oh my god, ma ei ole mingi tükk aega reisinud, aga reisimisel ja reisimisel on tegelikult vahe ja tõesti seesama see excitementi teema, et täna mul on see sees, ma juba tahaks, et oleks juba laupäev, saaks lennukile minna. Saaks juba lennukile minna, et võib-olla on asjaga selles, et ma lähen üksinda täiesti võõras. No sa käisid tookord ka üksi ka, me tegime ju üksi asju ka, aga tegelikult see oligi nagu see, et ma lähen. Ja see nagu on see. Sa nagu mõtlesid, et midagi muutub selle reisiga, tegelikult mitte midagi ei muutunud. Sa tulid tagasi sinna kaosesse, kus sa lihtsalt pidid oma kuradi ennast kokku kraapima ja edasi elama. Aga miks? Ma ei saa öelda, et meil oleks mingi alleb elu olnud otseselt. Selles suhtes, et ju kõik toimis ja see oligi see, kui me teraapias, kui mina läksin esimest korda teraapiasse, siis oligi see, et et aga mis siis nagu valesti on, et kõik ju toimib, kõik ju nagu tööd on, raha on, pereelu okei, lapsed terved, kõik ju toimib. Ja siis ma saingi aru, et kõik toimibki, sest ma lihtsalt olen pannud selle sellisesse ringlusesse, et kõik nagu lihtsalt toimib. Samas ma jõin kõike seda kogu aeg, nagu mu päeval töötasin, õhtul jõin kõik selle maha, et ma peaks jumala eest mõtlema, millega on vaja nagu päriselt tegeleda. Mida muidu reisimine sulle annab? Tead, ma just tegelikult tahtsin siit teha ühe vahelepõike, et sa ütlesid, et reisimisel on vahe.
et on ka vahe, kas sa reisid kahekesti või perega, et meie ikkagi ütleme seda, et kui sa oled kahekesti, siis on see puhkus ja kui sa oled perega, siis see on reis. Ja kui sa oled üksi, siis on ekstra puhkus. Ma ütlen ausalt, ma tean, see võib-olla kõlab veidrad, mulle tegelikult meeldib reisida üksinda, mulle meeldib kinos käia üksinda. Ma siuke mingisugune lõvi ja muidu on ju karjaloom, vaata, chillib, aga siis tead jällegi, ma arvan, see tuleb sul lapsepõlvest, kus sa ei saanud väga palju üksi olla, seetõttu sa tahad praegu seda üksi olemist. No sa naudidki seda üksi olemist, sest sul ei olnud, sa olid ju kogu aeg rakke, sa pidid kogu aeg midagi tegema ja kogu aeg nagu üks asi ajas teist taga, et ma saan sellest aru küll, miks sa üksi tahad olla. Vanasti ei saanud. Eile näiteks oli see, et ma oleks võinud koju tulla sööma ja ma lihtsalt otsustasin, teate mis või? Ma ei tule. Sõitsin autoga sööma, tellisin omale veiseliha prae, küslagu kartuliga ja lihtsalt istusin üksinda ja sõin. Funny story, ma olin ka restoranis üksinda, et nagu ma olingi täitsa üksi. Ja mulle meeldis see, mul päriselt, see oli võib-olla siuke 20-30 minutit ülimõnna. Ühesõnaga, mis me enne jäi nagu pooleli see osa, et vaata, kui sa oled kahekesti, siis sa ikkagi nagu veits pead arvestama, et noh, kas me lähme, ma näiteks mäletan päris mitu korda meil oli viimase Hispaaniaga see, et läheks kuskile sööma. Ja ma arvan, et me mõlemad andsime järgi, et umbes ma olin mingi, ma tahaks ikka siia minna ja sa olid mingi, me ei tea, läheks sinna ja siis no okei, lähme siia vaata. Et nagu üksi, ma mäletan, kui ma olin üksi Tais, ma sõin, kus ma tahtsin, ma tegin kodus pasteedisaiana. Superna. Et selles suhtes see üksi käimine ongi see, et tahan, lähen, ei taha vaata, et nagu koos on ikka see, et no kas me lähme siia või siia, no okei, no lähme siis täna siia, on ju. Kuigi võib-olla sa tahaks natuke rohkem siia minna. Ja no lastega reisimist ma räägin üldse. Lastega lähed sinna, kus on kõht täis ja rahumajas, nii et... Lastega reisides ongi minu mõelest see, et kõige parem, hooling. Seal tekib ka see rutiin. Ärkad sööma, basseini, sööma, magama sööma. Et mäletan, kui me olime Hispaanias lastega. Siis neile hakkas meeldima mingi see Monika paar vaata, kus me käisime. Ja siis me olime, nad olid iga õhtu, lähme ainult sinna. No jumal hoiku, menüü oli ära söödud lõpuks nagu kõik risti põiki, nagu kõik asjad proovidud. No ei viitsi, no. Ei, me ei viitsi mujale minna, no. Need sõid enda oma praekartuleid selle. Siis ma jällegi mäletan, kui ma üksinda New Yorgis käisin. Muideks siinkohal lihtsalt infoks. Ma kartsin minna New Yorki. Ja Leenu kinkis mulle kunagi New Yorgi pileti ja ma vist aasta, nagu sa kinkisid novembriks või oktoobriks, vaata, aga oktoobriks vist, jah. Ja ma lihtsalt ei läinud lennukile. Ma reaalselt ei läinud lennukile. Õnneks need olid väga odavad piletid. Ja, ma lihtsalt keeldusin, sest ma kartsin. Ja siis ma märtsis läksin uuesti, ma ei teagi, mis põhjusel. Ja... Kas mulle New York meeldis? Mis te arvate? Kommenteerige, kas mulle meeldis New York. Sest ega ma väga seda kuskile kajastanud küll otseselt vist. Ei, sul vist mingi, no jah, sul olid seal enda Face'is siis mingi paar pilti olid, et seal oli. Enda Facebookis ja enda Instagramis, et seal, ma käisin seal ka vana hea Madame Tussauds muuseumi värki. Aga ma pidin New Yorgis olema siis 2 nädalat. Ja ma tulin sealt ära 5. päeval. Ehk siis 5. päeval ma otsustasin, et ma lendan homme ära. Sellega oli hea nali ka ju. Sa tulid varem ära, vaata. Mina olin pileti ostu, ja siis ta arvas, et hullu üllatus, et tuleb varem, aga mul tulid ju Finneri teated, et you're boarding, bla bla bla. Mul oli oot, see vend midagi plaanib siin, vaata. Nii, aga milline siis, kuna me oleme reisinud palju, mis sulle meelde jäänud on? Mis sulle meelde? Kuhu sa tagasi läheks niimoodi? Taisse. Taisse või? No selles, kui me ikkagi nagu Phuket on nagu, ma ikka tahaks öelda, et mu süda on Phuketil. See on kindlasti üks selline sihtkoht, kuhu ma, kui ma iga aasta korra ei lähe, siis ma ikkagi, ütleme 3 aasta jooksul korra tahaksin jõuda.
Aga ma tahan nagu viimasel ajal ongi see, et ma tahan käia uutes kohtades, et nagu ma ei pea käima kõikides nendes, kus me oleme nagu varem käinud, et ma ikkagi iga aasta üritan vähemalt ühe uue sihtkoha võtta. Ma just broneerisin Vietnami reisi, see on Aasia, aga see tuleb sel aasta siis. Miks ma ei tohi kätte ka vestada? Sest sa paned oma käe suu ette, siis ei ole midagi kuulda inimestel. Räägi, ma haigutan. Nüüd küsi minu. No, Räägime minust. Kuhu sina siis kohe nüüd tagasi läheks? Mina ütlen, et minule kõige rohkem vaibis siiamaani. Okei, ma olen Taiga nõus, aga Tai on kuidagi nagu Tai on Tai. Aga iga kell ma läheks Barcelonasse. Ei, no kui me räägime linnadest, siis ma võiks ka minna Barcelonasse, ma võiks Veronasse minna, ma võiks nagu ilmselt ükskõik kuhu Itaalia linna või Hispaania linna Mina minna. Veneetsiasse ei lähe. No Veneetsias jah, aga ühesõnaga meil on nagu see asi ka, et me reisime väga palju sinna, kus meile söök meeldib. Et näiteks Prantsusmaa köök ei tõmba mind absoluutselt, et sellepärast me ei ole ka Pariisis käinud, no ma võin sinna minna, aga nagu tundub nadi minna sinna, et minna pastat sööma. Kuigi noh. Kui ma New Yorgis olin, siis ma käisin ka Itaalia restoranis ja Aasia restoranis. USA-s pole ka midagi süüa. Ei no, USA on jällegi hea, vaata, USA-s on nagu, see on nagu kõik köögid tegelikult saavad kokku. Ameerika köök kui selline, noh, ma ütleks, ma ei tea, kui te olete eksperdid, siis kommenteerige, mis asi on Ameerika söök, nagu mis on see? See kuradi, mida nad teevad seal Thanksgivingul? Turkey või? Yeah. Noh, see on korra aastas, nad teevad seda turkey't. Või siis, ma ei tea, pumpkin spice latte või. Et selles mõttes oli hea, ükskõik kuhu sa lähed, sul on Itaalia, sul on Vietnami, Tai või noh, nagu mingid Hiinat, et nagu selles mõttes on nagu cultural mix on hästi hea, et kõike saad. No selles suhtes näiteks nüüd, me oleme ju tegelikult Euroopas ka suht palju käinud, noh näiteks ütleme ka Saksamaa, ega seal ei ole mingid head sööki, Saksa köök ei ole ka. On. Saksamaal on väga hea söök. Kebab. Täpselt. Ja aga see ei ole nagu Saksa köök, vaata, aga samas jällegi mulle Berliin ka väga meeldib, ma võiks iga küll sinna tagasi minna. Mina läheks Berliinaga ainult shoppama. Midagi muud seal väga teha ei ole minu jaoks. Või nagu... No jah, no selles suhtes, et seal on hea kebab, head shoppingu kohad ja lihtsalt siuke city trip mingi paar päeva. Kas sa Palile läheks tagasi või? Palile ei läheks, aga ma läheks kuskile võib-olla tahaks öelda Vietnam, Filipiinid, kuskile sinna. Ma tahtsin, ühesõnaga mul on peas plaan, ma ei ole seda ära bronninud, aga see on mu mõte, et ma tahaks veebruaris olla ära, nagu ma olin eelmine aasta. Ma olin eelmine aasta üksinda, aga mul on lapsed, ma läheks lastega siis kuuks ajaks kuskile. Eeldatavasti sa lähed minema ja kui sa ka ei lähe või lähed, siis sa saaksid tulla paariks nädalaks anyway sinna ükskõik kus oled. See oli mu mõte. Et, aga praegu, kui sa nii räägid, siis tõesti võib-olla minna hoopis Filipiinidele. No Filipiinide ka nagu rannad, värki, särki. Või siis nüüd ma käin Vietnamis ära, siis ma näen. No Vietnami köök on nagu rohkem minu jaoks tuntud kui Filipiinide köök. No, samas Aasia on Aasias. No samas jälle, kas Liisein ei olnud just mitte Filipiinidel, vaata kui meie olime Tais eelmine kord. Ei, meie olimegi Palil ja tema oli Filipiinidel. Ja siis, no ta ütles ka, et see köök oli siuke, et nad sõid põhimõtteliselt frikad ja vitsat. No. Et nagu seda ma jälle reisil teha ei taha, ma ei ole uurinud, mis on Filipiini köök. Samas puuvilju ja mingi kanavardaid saad ilmselt igal pool Aasias. No köögist rääkides, let's face it, mulle Egiptus väga meeldib, nagu reisimise mõttes, jälle kindel laks, vaata lastega minna. Lühike lend, üldiselt head hotellid on ju. Aga Egiptuse enda toit, nagu see on näš. Paar üksikut asja. No seal ei ole ikka, mul pigem nagu jah ei... Okei, ma mäletan, me olime kunagi mu õde elas Egiptuses, tal oli Egiptuse mees. Siis see mees tegi mingit sööki ahjus, mingi... Ma ühesõnaga, ta grillis ära igasuguseid juurikaid või mingi juuril, mingi paprikaid ja sibuleid ja mingi baklažaani ja värki ja siis ta tegi sellest mingi mögine kokku, mis oli lõpptulemus, on väga hea nagu mingi saiaga süüa. Aga kuradi riis ja kana on neil ka seal nagu või mingi haige. Ja samas Tais on ka riis ja kana, aga see maitseb ikka nagu legit hästi. Millise Eesti kuulsusega sa läheksid reisile ja miks?
Anu Saagimiga. Sest ma arvan, ta on... Miks sa mulle teda ei jätnud? Ma ei tea, mul tundub, et Anu on siuke täiega, kes... Vaata, jätab siukse nagu hullu bravuuritani mulje, ja tegelikult ma tean ju, et ta ei ole nagu päris inimesena selline ja ma arvan, et ta oleks väga hea reisikaaslane ja ta oleks ka täpselt siuke, kes viitsiks rannas raamatut lugeda ja niisama chillida ja ei pea nagu kogu aeg mingi tramm taga olema, et näiteks Tiit Pruuli mulle väga meeldib, aga ma arvan, temaga oleks üks reis metsik ekskursioon. Aga kuhu sa Anuga läheks? Ma arvan ka, ma läheks kuskil Aasiasse. Sest Anu, ma tean, on ise väga palju Aasias käinud ja olnud ja et muidugi Anu on alati, ma tean, Tais alati kuskil villades, ma ei ole kunagi Tais nagu villas olnud. Ei, vaata, nad lähevad kambaga, sul ongi nagu lihtne võtta mingi villa, on ju. Aga mul on villadega Tais mingi error, eriti Puketil. Meil kunagi elasid ühed sõbrad Tais ja siis need ütlesid, et neil kogu aeg mingi kuredi maod seal basseinis ja I can't handle it nagu. No ja kellega sina läheksid siis? Ma just samal ajal mõtlesingi, kellega ma läheks, seal on nii nagu suhteline, aga esimene nimi. Oli ka Anu või? Ei, okei, nagu sina ütlesid Anu. Mina läheks Jüri Ratasega. Okei, teada, minul Jüri Ratasega just täna ma mõtlesin ta peale, et ma tahaks teile kirjutada, et ma tahaks, et ta kutsuks mind Brüsselisse. Ühesõnaga, ma ei saa vist kõvalega rääkida või saan. Ühesõnaga, mu sõbrannal on iga aasta aprillis sünnipäev ja ma ostan talle igal aastal lennukipiletid ja kingin need jõuluks. Ma arvan, ta tegelikult ei vaata seda blogi. Ärge saatke talle. Ja siis mul on lennupiletid olemas ühte kohta. Ta ei tea veel. Ja sealt on ainult 2 tundi rongiga Brüsselisse. Ma mõtlesin, et teeks väikse päevatripi Brüsselisse, aga siis kirjutaks Jürile, et kuule, äkki viitsid siis juba mingi tuuri ka teha või? Sest Jüri tegelikult on väga tore ja me nagu oleme teretuttavad selles suhtes. Ja nüüd, kui sa küsid, aitäh, et sa küsid, aitäh, et sa edasi küsid, kuhu ma Jüriga reisile läheks, ütleme, et oleks ainult mina ja tema vaata. No mingis mõttes see seljakotid nagu ainult seljas. Ma läheks taga, mul on 2 nagu varianti, kas Kanada või Kolumbia. No siis juba Kolumbia. Aga samas Kolumbia või Brasiilia, pigem Brasiilia, mis on nagu kirjum. Ei, ma läheks Xeniaga Brasiiliasse. Xeniaga Brasiilia, okei, no see, ei no, okei, jah. No Jüriga ma läheks Kolumbiasse, ma arvan, see oleks väga fun trip. Ja ma ei tea jah, kuidas Jüril keelega lood on, aga jah, mul on hea meel, et inimesed küsisid seda, siis lähevad saite teada. Et see reisimine võõra inimesega võib olla väga riski. Vaata, et sul peab nagu ikka klapp olema. Sky Plussist just eile vist kuulasin see 4-7 mingi programm. Seal just räägiti, et umbes kuidas on kõige... seal oli ühest vana paarist, kes on abielus olnud umbes 75 aastat. Ja nad on mingi 100. Ja, nad ongi 100. Ja siis, et et umbes teie soovitused, et kuidas inimest tundma õppida. Ja vana hea. Minge koos reisile. Minge koos reisile, et siis seal õpiti inimest nagu, eriti kui te alustate, õpiti kõige paremini tundma. Kas meie esimene reis koos oli Egiptusesse? Vist küll, jah. Kas see oli see sama reis, kus ma siin basseinis lükkasin? Ei. See oli teine ja kolmas. See oli mingi juba mitu, jumal, see oli mitu, ei jumal! Kuule, me käisime mingi 2009 me käisime 2009 aastal seda Nokia näitust tegemas seal. Okay. Minu mõelest koos ja see reis oli siis, kui ma olin ju Opil juba käinud. Siis, kui me olime terve selle karjaga. Jah, see Push the Veil, jah. Ma lihtsalt räägin teile, te ei tea, olime meie siis Egiptuses, oleme siis Leinuga basseinis, kuidagi seal, ma ei tea, ujume, hullame või siis ma lihtsalt lükkasin Leenut. Lihtsalt basseinis lükkasin ja ütlesin push the whale. Mul oli lihtsalt, oh my god, mida ma just ütlesin. Aga mina ei tea, minu meelest oli näljakas, mina küll korraks ei saanud. Et see oli lihtsalt nagu, sa olid võib-olla törstumisem tükk, kui sa praegu oled. Vaadi mõõtu. Poole suurem. Et
aga meil on ikka jätkuvad, meil on oma see minu meelest see Push the Veil on mingi põhinali igal reisil. Pluss, mis nali mul veel meelde tuleb suurusega, on see, kui sa Tais läksid riideid ostma, vaata. Ja ma polnud üldse nii suurgi siis. Nagu... Enda arvates. Tema arvates oli. Ei no, tema arvates jah, või no Taikaga võrreldes, me olime vähe. Nii, räägi see lugu ära. Ei no, räägi ise. Leen läks siis, mina riided. See oli kaltsukas, see oli Tais kaltsukas, mida väga vähe näeb, aga see oli nagu Paavli kaltsukas. Ja siis Leen küsib, et nagu, ma tahaks umbes seda, aga nagu mingis teises suuruses, vaata, et kas teil on, mäletan, mida sa küsisid, et nagu... Ei, ma küsisin ala mingi M-i või midagi, vaata. Ei, sa näitasid seda kuidagi ja ala stiilis, et kas see M vastab sellele nagu, mis see on, ja siis ta vaatas seda kleiti ja vaatas Leen, no, too small, you very big. Ja siis meil on lihtsalt nagu see, ta ei olnud tegelikult üldse suur ja siis me alati väga tihti tuleb ette see, kui ma ütlen lihtsalt, no, too small, my friend, too small. You too big. Aga ma sain sealt kaltsukast mega ägeda litterkleidid, mis oli nagu mingi pärlitest ja litritest. See oli mega raske, see oli mega äge ja see lõpuks, ma kandsin seda ka väga tihti ja see lihtsalt kulus lõpuks nii ära, et see kangas paistis läbi lihtsalt. Aga see oli bängar kleit, see ma mäletan. Mega äge kleit oli, jah. Aga ma küsin su käest, kas sa läheksid tagasi Austraaliasse? Ma nagu, selles suhtes, kui mul oleks nagu mingi 30 000 vaba raha, sest ma tean, et Austraalia on sitaks kallis. Võib-olla täna enam ei ole ka nii kallis. Ma ei tea, mis need hinnad on, aga vanasti oli see Austraalia ikkagi nagu kallis meie jaoks. Siis tead, mida ma teeks või? Ma võib-olla kirjutaks nendele inimestele, kellega ma koos töötasin ja ma läheks neile külla. Seda ma teeks. Ja. Et nagu ma tean, et Tash elab Perthis on ju. Ma saaks tema kindlasti kokku ja ma läheks käiks nagu Kambaldas ilmselt. Aga jah. Muul juhul mind nagu väga... Ma isegi võib-olla sõidaks Manjimuppi selle, ma ei mäleta, mis ta nimi oli, kelle juurde, vaata, kes meid võitis sinna farmi. Naomi või? Naomi, jah. Ma läheks võib-olla nagu, ma läheks ütleks nendele inimestele tere, räägikski, kuidas meil läinud või mida, aga pigem nagu mingi reisimise mõttes mind absoluut nagu Austraalia ei eruta. Mina mäletan ainult Austraalia ajast, mis mulle meeldis Austraalia ajast. Jah, see oli raske, olid need hommikused ärkamised, aga see loodus oli nagu mega ilus, mingi udu ja kõik, nagu mulle see loodus tegelikult nagu meeldis. No aga ja sa oledki loodus inimene ju. Isegi kõrb, mis tundub igav ja tühi ja mitte midagi ei ole, siis tegelikult ka kõrbes oli minu jaoks väga palju ilu. Okei, need maod madudeks, kellel ma lõpuks vahet tegin, aga ja ämbrid. Tal oli terve pere madusid. No ma nimetasin. Ta pani neile nimed juba. Ei no, see oli siis, kui ta kaevandust töötab. Vot, et ma ütlen, Austraalia mind ei tõmba. Sul on arvel 120 miljonit eurot. Sa võid minna kuhu tahad. Kuhu lähed? Ma läheks Taisse. Aga ma tean, kuhu sa sihid. Selles suhtes, et kui sa tahad uut kohta, kuhu ma läheks, siis Tai on kindla peale minek. Sa ei tohi minna, sul on sisse sõidukeel. Ei, ma läheks Alaskale. Mida? Loeks seda? Ei ole. Ma ei tea, miks mul on mingi... Kas see on nagu nendest USA filmidest tulnud või ma ei tea, mul on mingi... Ma arvan, et seal on mega äge. Ma ei tea, miks. Mina ei tunne teda. See ei ole minu naine. Sa tuled ju muga ikka kaasa? Ei, mina valin. Anna mulle sealt 120... No nii, ma annan sulle 119 miljonit, kuhu sa lähed siis? Ma tahaks minna... Ma olen kahe vahel, et kas... Vist on need Bora või? On see? Jah. Seychellid, Bora, kõik see... Jah, mingi siuke place nagu... Vaata see, ma ei mäleta, kas see on Bora-Boras või vaata üks oli see moslemi maa, kus kuradi ja see, kus sa ühest
sa ei saa liikuda, unless sa paadiga ei sõida ja paat on $150 umbes edasi tagasi. Maldiividest räägid. Need on Maldiivid või? Jah, Maldiividel on see, et sa maandud sinna linna, sa moslemi maa juua ei saa, midagi ei saa, siis tõmba oma kuradi paadiga minema. Hütti ära, aga see maksab $150 otsna. Jaa. Okei, siis ikkagi Bora. Jah, oleks nagu see. Ja siis, kui Bora... No aga ütle üks külm maa ka, kuhu sa läheks. Miks ma peaksin külmale maale minema? Rovaniemi. Lähed lahtisse suudata. Külma riigiga ma tahaks minna. Minu arust korraldab üks firma neid reise, mingi, kas see on see Hurti Kruutan või kes minu arust ta korraldab mingid reise ja ma tahaks Norra minna. Ma tahaks Norra mägedesse minna või Norra. No aga selles suhtes, kui sulle meeldib loodus, siis Island? Ei, Island ei tõmba. Ei. Ja tead üldsegi, ma kujutan ette, kui meie lastel oleks arvel see 119 miljonit. Ei, 118 ma võtsin teise miljoni. Jaa, okei, 118, siis nad tahaks minna selle mega, giga, super, hüper maailma kõige suurema kruiisilaevaga ilmselt kuskile, kus on kõik olemas, tead, mingi 25-kordne. Veel lihtsam. Eraldi on ju need Disney kruiisid. No ühesega, nad tahaks kindlalt minna mingile siuksele kruiisile ja samas ma arvan, kui meil on 119 miljonit, siis ma võin 118, olgu Disney peale läks miljon ära, 117 miljonit, siis ma elan üle, et nad üks läheb hiljem kooli ja teine lõpetab hiljem, me teeks aasta aega, ma tripiks ringi. Ei, vaata, meil on nii palju raha, et me saame omale eraõpetajad võtta kaasa. Sest eraõpetaja, tal on, ütleme, võtame Hedonil on ikkagi koolipäev, on ju, noh, olgu see 4 tundi õpib ja 4-5 tundi on nagu seda, ütleme, kui ta on, siis võtame selle eraõpetaja kaasa, siis 4-5 tundi on seda kooli aega, ehk siis tegelikult töötunde, vaata. Kommenteerige, kas teie tahaksite sedasi meiega reisile tulla? Tulete Hedoni õpetajaks. Või Hedelini lasteaiaõpetajaks, sest ta peab ka arenema. Ma praegu mõtlesin just seda, et me siin unistame nii suurelt, et huvitav, kas inimesed, nagu, kas kõik inimesed unistavad nii suurelt. Et noh, me lihtsalt täiesti, tegelikult see ei ole üldse utoopia nagu. See ei ole ju mingi... Ma ei unista, ma kinnitan seda. Ise endale, et me lähme. Ma kinnitan seda, mul on 120 miljonit. Okei, sinul on... Mulle, no ma annan poole sulle, meil on ühisvara. Jaa, muideks rääkides rahast eelmine aasta, millal me läksime sellest lotovõidust kunagi ja siis ma ütlesin, et minu suurim hirm on, et Meelis võidab, siis ta peab pool mulle andma. Jaa. Aga nüüd nillib minu poolt küll. Meil on ühisvara, vaata. See oli hirm. Nüüd sa oled leppinud selle. Jaa, ja mis mu hirm oli? Et ma joon selle maha. Et ma ostan veini mõisa. Aga ma ütlen teile, kui ma võidan, või tähendab, ma võidangi varsti, mul ei ole piletit veel. Ma võidan selle euro jackpoti, siis ma ostan endale selle veinimõisa ja ma teen sinna ühe mega cooli restorani. Ja kus sa ostad veinimõisa? Itaaliasse. Mulle Itaalia selles mõttes meeldib, mulle meeldib toidu poolest. Hispaania meeldib mulle toidu ja inimeste pärast, sest inimesed on kuidagi... Ei, itaalased on ka ju mingi väga sõbralikud, toredad tegelikult ja ma tahaks, mul on täiega idee ka, mida ma teha tahan. Ma tahaks sukest mõnusat kodust toitu kokkuda. Või noh, Itaalias on kõik nagu kodune tegelikult. Senikaua, palun kommenteerige. Okei, see reisijutt läks lihtsalt mingi full mingi... Oot, ära segame. Senikaua teie kommenteerige, et kui teil on võimalus see, et meie sponsoreerime teie reisi ükskõik kuhu maailma riiki, kuhu iganes. Et te nagu meie tuleme... Me maksame miljoniline eelarve, siis kuhu te meiega tuleksite? Meie maksame, ärge muretsege, aga lihtsalt kommenteerige, kus te minna tahaksite ja mis te seal teha tahaks. Jah, kas Hedelini õpetada või Hedonet? Jah. Aga räägime veel sellest koos reisimisest. Meil on nüüd nädala aja pärast ees Bodrumi reis.
ei, sa oled juba seal. Ma olen jah praegusel hetkel seal, aga ma lähen sinna kohe. Ma saan teiega jagada siis, kui ma olen selle video recap'i pannud üles, et mis on reaalsus, sest me lähme sinna 19 kesti. Ma ei ole elu sees nii suure seltskonnaga reisinud. Ma ei teadnud seda. Jah. Ja ma ei ole enne nii suure seltskonnaga reisinud, et kui me olime vist Türgi Kullinenis, siis meid oli, oota, palju neid oli 3, 4, 5, 6, 7, siis meid oli 7 täiskasvanud või? Ei, 9 täiskasvanud. Et 19 inimest tundub mulle päris korralik ports, et ma kardan, et seal ei, ma arvan, ma ei tea, kuidas see saab olema, mulle tundub täiesti utoopiline, et 19 inimest saaks korraga õhtusöögile kokku. Ei no, võib-olla 9 õhtuks, esimesel õhtul ja viimasel õhtul. Ma ei tea. Siis esimesel või viimasel, jah. Räägime Türgist korra veel, no, kui sa seal oled, kui sa valid hotelli, siis tegelikult mille järgi sa valid, kas ainult tärnide või on veel mingi kriteerium? Tead, mina pean ütlema seda, et veel mingi paar aastat tagasi ma ütlesin Türgi eest, mina mitte kunagi 5000 ei maksa, kuni ma siis ükskord maksin. Ja pärast seda ma alla 5000 maksta ei taha, sest ma sain nagu selle kvaliteedi taseme nii kätte, mida see 5 tärni nagu tähendab. Selles suhtes, et ja ma perereisina on nagu 5 tonni, nagu see, mida ma olen nõus maksma. Me käisime nüüd kevad või... Kallis, sul on 117 miljonit. Ja, aga samas näiteks see ei tähenda seda, et ma võtaks 20 tonnist villa. See tundub mulle lamp. All inclusive hotellis, kus lapsed on nagu nii selles veekeskuses. Tundub mulle nagu lamp. Aga ma just rääkisin Liisiga üks päev sellel samal teemal, et vaata, me käisime nagu nüüd suve alguses Hedelini ja lapsehoidjaga niisama, me olime ka 4 tärnikatest, see oli jumala okei. Aga samas ma olen nagu ära hellitatud veits Liisi poolt ja kui sa nüüd küsid, mille järgi ma valin, siis tegelikult ma valin selle järgi, mida Liis ütleb. Sest ma ütlengi Liisile enda eelarve ja ütlen, et soovitan mulle sellest võimalikult head asja nendeks kuupäevadeks. Ja ma tean, et Liis ei müü mulle, me ise omavahel Liisiga räägime, et Liis ei müü Proseccot, vaid ta müüb šampanjat. Et ta leiab mulle kõige parema lahenduse minu eelarve järgi, aga tema poole ei tasu pöörduda 2500 eurose eelarvega, sest ta ei leia sulle mitte midagi. Ja tegelikult ta ei võta üldse kliente juurde, lihtsalt ütlen ära, et kui te tahate, kirjutage lihtsalt GoTravelisse. Et või siis kirjutage GoTravelisse, et te tahate sinna hotelli, kus mina olen, aga ma ütlen, et nagu see reis, kuhu me praegu lähme, on mu kõige kallim, ma arvan, see oli 5200 euri. Et ma minu meelest see eelmine oli 4700 Kullinan, aga selle ma sain mingi Black Friday kampaania raames. Ja jälle, et miks Türgi on ja kõik küsida, siis on see põhim. Ei päike paistab igal pool samamoodi. No paistab küll, jah, ma saan aru. Aga nagu, kurat, kas sul voolab šampanja vajada nagu urgust alla või kuradi lagi pähe? Kas sul pakutakse foajees, pakutakse mummi, moetti, Nikolaa-Webklikood või sa saad... Tervitusjoogi kuradi karka teed, Jah, et nagu, okei, või mingid siirupi pläusti, et tegelikult on seal vahe. Kas ainult lähen maandun ja istun hotellis või tahad ringi ka käia? Tead, see oleneb. Näiteks praegu me lähme Bodrumisse, kus ma ei ole varem käinud ja ma tean, et sealt väga lähedal on Kreeka saar Kos, kuhu ma tahan kindlasti minna, sest see lihtsalt on nii lähedal. Üldiselt ma nendes lastega reisida, nad ei viitsi vantsida, käia mingi linnatuuridele minna, aga ühe linnapäeva me oleme alati ikkagi teinud või me oleme nagu kuskile läinud, sest shopata nad tahavad, jalkariideid on neil alati vaja, et selles suhtes, et midagi me nagu teeme, aga mingi vaatamisväärsuste inimene ma selles suhtes ei ole ja kindlasti ma ei viitsiks seda nagu Türgis teha, mida samas minu lapsehoidja on ja ma juba kujutan ette, kuidas ta hakkab kivelema linna peale, sest ta tahab kindlasti näha, et kui ta juba on tulnud, siis ta tahab... Võtame maksimumi. Mitte maksimum, et ta nüüd iga päev mingi kuskile tuurile läheks, aga ma tean, et tema on oma tüübil see, kes tahaks nagu linna näha ja nagu natuke ajalugu näha ja natuke mingit sadamat näha ja ta.
et kui me Palil olime, siis tema utsitusel me ka tegelikult tegime ju selle saare tripi nii-öelda, et näha ära need kosed ja riisipõllud ja asjad, et minu jaoks ei olnud nii oluline, et ma oleks pigem, või noh, kui ma lähen puhkama, siis ma tahan pigem puhata. Et kui ma tahan nagu seigelda, siis ma võtan seljavoti ja lähen teistsugusele reisile. Küsimus sulle. Sa küsid ja mina räägin. Jah, meil ongi siuke talk show. Ma ei lase sul rääkida, olgu. Nii, meil on talk show. Sina ja suveniirid, mis värk nendega on? Tead, seda peab rääkima aegade algusest mingi, ütleme, kui ma 2009 reisisin, siis ma tõin kõigile kingitusi, nagu kõigile. Nagu, ei no ja kuidas ma siis sellele sõbrannale viin ja siis sellele viin, no ikka kõigile. Nüüd ma käin nii, et ma toon ühe magneti ja nüüd ma ei too seda ühte magnetit ka, sest meil ei ole enam seda külmaskappi, kuhu seda panna. Nüüd ta toob süüa. Jah, ma viimasel ajal olen tõesti hakanud süüa tooma, ma isegi tõin Itaaliast pastat, no. Ma saan aru, meil Eestis ka müüaks, aga noh, ma ei tea. Tundus nagu hea mõte. Siis üks linnriik tuli mulle veel meelde, kuhu meil tegelikult on paar korda olnud võimalus isegi minna. Nii. Me ei ole sinna läinud, see suvi jälle läks kuidagi... Sa räägid Albaaniast? Ei räägi üldse Albaaniast, ma räägin Gruusiast. Kui me toidu peale mõtleme, me lihtsalt sõime täna liha, siis mul tuli sellega meelde. Gruusia, šašlõkid, värkis. Ja, Batumis mina olen käinud, tegelikult mulle meeldis. Sa oled käinud, jah? Ma käisin ju visit Batumiga. Ja, selles suhtes Gruusia, ja, mulle meeldiks Gruusias uuesti minna, aga ma tahaksin siis pigem minna kuskile natukene kolkamasse kohta või mingitesse veinimõisadesse või sellistesse koduköökidesse ja värkidesse nagu pigem, nagu mitte seda linna Batumit teha, pigem sükest Gruusia sisest mingit asja. Nii, aga sul on nüüd alles 117 miljonit eurot. Sa ei pea muretsema selle pärast, et kunagi edaspidi tööd teha. Kuhu riiki ja miks sa elama jääksid? Siin on ilmselt 2 varianti. Las ma puhu. Kommenteerige. Variant number 1, kommenteerige. 3-täheline. 3-täheline. Kommenteerige, mis on see riik, kuhu neil jääks. See on tegelikult 3 varianti, jah. Suht lihtne, kas Aasia, USA või Euroopa, aina. Okei, nii, ma tahtsin detailse. Jaa, ma kohe jõuan detailsemaks. Ma arvan, et kui ma ostan Itaaliasse selle veinimõisnes, ma kolin Itaaliasse. Ja siis sina lähed sinna, kuhu sinu unistused viivad. Mina teen oma veinimõisaga, kes ei tähendab me kurdi kokku või saada. Kokku või panna. Ei no, ja ma tegelikult olen aru saanud sellest, et kui ma vanasti oma tüübilt olin hästi see, et ma pidin olema kõige juures hands-on 24/7, siis ma täna tean, et ma suudan rannida asju ka nii, et ma võin olla 10 000 kilomeetri kaugusel. Ma pean leidma lihtsalt õiged inimesed, keda ma saan usaldada, kes saavad minust aru, kes järgivad minu standardeid nagu teeninduses ja kvaliteedis, siis ma arvan, et ma ei pea olema kogu aeg koha peal. Et kui sul on nüüd siis 110 miljonit alles, kus sa siis elama lähed? Ma ikka läheks Ameerikasse elama, tegelikult Ameerikasse, aga... Niimoodi, et sa käiksid kogu aeg seal Itaalias? Itaalia vahet ka, aga et pigem Ameerikasse kuskile... Ei, näiteks mul ei ole ka mitte midagi selle vastu, et ma elaksin hoopiski Ameerikas, aga seda veinimõisa ma tahan ikka rannida. Ma võin elada siis nii-öelda pool ja pool, on ju. Ja ma tahaksin ka... Käisid trennis, jah? Jaa. Mul on ka Ameerikaga mõte. Me ei taha seda kuulda. Ei, sinna tahab kindlasti, et Ameerikasse tahab kindlasti mingi Tai restorani teha. Ei taha, ma tahan vinoteeki teha. Austriaid ja head kraami. Väga lahe. Jaa, aga siis tegelikult... 110 miljon alles, kirjutage, mis teie sellega teeksite? Kus te elama läheksite? Jah, teil on 100... Me anname teile veits. Anname miljon eelarveks, vaata, et kus te elama läheksite? Mida te teeksite 1 000 000 euroga? Jah. Mis see unistus oleks, mille te realiseeriks? Jah.
jah, kus te asubsite, sest tegelikult vaata ongi, kui sa elama lähed, sul on nagu algkapitali vaja tegelikult päris palju, et siis saaks nagu saaks nii-öelda ree peale ja võib-olla ei pea kohe esimesed pool aastat nii, ja mul praegu kohe siit tekkis endal küsimus, et kui sina koliksid USA-sse ja mina Itaaliasse, kas me siis lähme lahku? Ei, kindlasti mitte. Ma arvan, see sest liidab. Mina arvan, et sinu töö lihtsalt oleks USA-s rohkem. Jah. Ja minu töö võib-olla oleks nagu siis Itaalias rohkem. Aga ma arvan, et kui peaks olema see, et no, kui ma ei saa 10 aastat siit USA-st ära, mul on 10 aastat kinni pukitud, siis ma pigem tuleks sinna ja ranniks seal oma vinoteekina. Ja. Ei, mina ütlen seda, et kui meil juhtub, meil on selline situatsioon, ma olen USA-s, Itaalias või Tais või kus iganes, see liidab meid rohkem, kui lahutab kindlasti. Plus, ma räägin, et lennukid lendavad, me elame ikkagi ajastul, kus... Ja ära unustan, ma saan selle... Eralennukiga tuleb. Kylie Jenneri lennuk on tihti peale istub niisama, helistan Kylile, joo, Pihv, sul vaba või? Noh, mis see on, mingi 43 000 on otsäki või? Noh, ei ole nii hullu või? Kylile on õde ka see Kim Kardashian, tal on ka mingi lennuk. Come on, kõik saa. Presale kõne peale, Trump, joua. Trump, viitsid viska ära. Viitsid viska ära, vaata. Sul on mingi G8 kohtumine kuskil, et joo, ma hüppan pardale, vaata. Ja järgmise saate teema ka, kus tegelikult saate teie kaasa rääkida. Anonüümselt, loomulikult. Ma teen e-maili. Või saatke info@marimel. Saatke info@marimel.eu. Info@marimel.eu, ma panen selle siia alla ka. Ja oota, nüüd on see, et kas me räägime ühest või samast teemast? Jah, me räägime, ma arvan, sa räägid ussitamisest. Ja, ehk siis saatke lugusid ussitamisest. Või nagu, meil oli nagu eelmises episoodis nagu see teema, et näkku valetamine, aga me jõudsime nagu seda arutledes sinna maale, et tegelikult on see selline ikkagi tagaselga ussitamine, ehk et kui teil on olnud nagu kas kolleegidega või sõbrannadega või partneriga või nagu kusjuures mul meenus Lauren Vilman ütles enda vestlusõhtul lause, et tema on oma tüübilt selline, kes väga usaldab inimesi. Ja kui üks inimene ütles talle, et aga ma ju ajasin sulle sitta, kui sa oled ise debiilik, et sa uskusid mind. Et siis ta oli nagu täiesti šokis, et nagu mis mõttes sa mulle valetasid. Et kas teil on olnud selliseid situatsioone, kus te nagu usaldate inimest ja te saate täiega nagu solgiämbriga solki pähe ja kas kõik kukkus kokku või mis sai, kuidas te lahendasite, et selliseid ussitamislugusid võite meile saata, sest me lihtsalt mõtlesime ise selle teema peale, aga me saime aru, et meil ei ole endal nii palju... Me väga ei ussita. Jah, et meil ei ole nii palju neid lugusid, et me saaks nagu pikalt sellest rääkida. Me räägime 10 minutit, aga tahaks pikemalt rääkida. Et kui teil on mingi hea lugu, siis võite saata. Me saame kommenteerida, mida meie teeksime või? Jaa, just. Me kunagi tahtsime teha seda, või tähendab, ma isegi tegin kunagi mingis ajakirjas, et mida mina teeksin sinu asemel, ja sa said anonüümseid kirju saata, et kui ma oleksin sinu asemel, mida mina teeksin ehk, et ja siis me mõtlesime kunagi teha ka mingit podcasti samal teemal, aga siin me nüüd oleme, et me nüüd teeme selle ära, kirjutage meile. See on jälle see, et me tahtsime seda teha, sest me otsisime perfektset aega, perfektset stuudiot, kõik pidi perfektne olema ja see oli umbes 8 aastat tagasi. Siin me oleme. Aga aitäh, et vaatasite, like and subscribe, nagu vist YouTube'is on kombeks. Ja kui te kuskilt mujalt vaatate, siis pange ikka like ja kommenteerige. Kommenteerige igal juhul. Ja, muud ei olegi, aitäh seda saadet vaatamast. Ciao.